Tere! Vaatate kanalit Lohe loeb. Mina olen Irina. Ja nagu lubatud, tänases videos räägin ma oma kriisiolukorra lugemisnimekirjast. See nimekiri ei ole kuidagimoodi välja mõeldud just ekstra kriisiolukorra jaoks. Ma ei ole piisavalt organiseeritud inimene, et teha endale selliseid nimekirju. Mulle täitsa piisab minu igakuistest lugemisnimekirjadest ja plaanidest, mis ma teen, mis tavaliselt osaliselt täituvad ja osaliselt mitte. Aga kuna tekkis selline olukord nagu praegu, siis tööl olles mõtlesin, et võiks endale koju varuda natukene rohkem lugemist. Muidugi mul on koduriiul ka, mida ma peaksin ise endast praegu lugema, aga ikka on selliseid raamatukogus, mida peale oled kogu aeg mõelnud, et kunagi tulevikus loed. Nüüd ma siis tegingi sellise nimekirja, kus ma tööl olles varusin välja raamatud, millel mul on pilt peal olnud. Et kas siis sellepärast, et teema tundub huvitav või et kaanekujundus on huvitav või võib-olla tegu mingi sarjaraamatuga, mis mul on pooleli jäänud. Nagu öeldud, ma olen sarjade lugemises väga kehv. Aga jah, üks mille kohta ma ütlen, et vist peaaegu kõik raamatud on inglisekeelsed. Kuna ma töötan võõrkeelse ilukirjanduse osakonnas, siis need raamatud, mis mulle silma jäävad, on tavaliselt inglisekeelsed raamatud. Kui on mõni eestikeelne raamat, mis on ilmunud ja mida ma tahan väga lugeda, siis ma tavaliselt panen endale järjekorda, aga kuna praegu need järjekorra asjad väga ei toimi raamatukogus olukorra tõttu, siis ma valisin raamatud, mis on inglisekeelsed. Mul on kodus piisavalt eestikeelseid raamatud, nii et kui mul tekib äkitselt väga suurt kihk lugeda midagi eestikeelset, siis ma saan valida oma riiuli pealt seda. See on siis sissejuhatuseks. Lisaks muidugi, lisaks sellisele kriisiolukorra nimekirjale on mul kodus alati ka raamatukogu raamatud, mida ma tahan lihtsalt niisamuti lugeda, mis on ammusest ajast juba koju võetud, mida ma olen kogu aeg pikendanud, sest ma ei ole neid jõudnud lugeda. Ja ma räägin esmalt nendest, sest need on sellised tavalise olukorra raamatud, mis kuna praegu on selline seis nagu on, liikusid automaatselt kohe minu siis kriisiolukorra nimekirja. Esiteks ma räägin natukene, mis ma praegu loen. Ma lõpetasin nüüd mõni päev tagasi ära Mitfordide mõrvalugude esimese raamatu lugemise. Ma üldiselt kriminulle väga ei loe, aga see oli täitsa mõnus. Ma arvan, et mulle sobivad rohkem ajaloolised kriminullid kui midagi tänapäevast psühholoogilise trilleri ja hulga verega. Nii, siis mis ma hakkasin lugema, see läheb lugemise väljakutsesse segu Saatuse sepa väljakutsesse, kuna ma suutsin endale veebruarikuusse valida sellise raamatu, mis esiteks oli 48 lehekülge pikk, millest siis märtsikuusse ma pidin lugema üle 400 leheküljelise raamatu ja teiseks autorilt, kes oli elanud nii Ameerika kui Euraasia mandril, siis need kaks langesid kohe välja ja lõpuks jäin pidama Austraalia mandrile ja raamatuks valisin Marcus Zuzacki Bridge of Clay. See on mul juba mõnda aega olemas, ma ostsin selle suht kohe, kui ta ilmus. Selle ilmumine oli suht suur, sest viimane raamat Marcus Zuzackilt oli Raamatuvaras, mis on väga populaarne, millest on mõnda aega juba möödas. Eesti keelde seda raamatut tõlgitud ei ole ja ma ei oska öelda, kas seda tõlgitakse. Olen lugenud umbes 50 lehekülge ja ma veel ei oska öelda, milles see täpselt on. See on üsna segane ja selline mulle vähemalt esmapilgul tundub, et sügavalt filosoofiline raamat. Aga eks näis. Kirjutan selle kohta siis Saatuse sepa väljakutsesse. Siis eelmisest kuust on mul veel pooleli The Queens of Innis Lear, mille juurde ma ei ole jõudnud, aga eks ma jõuan, eriti nüüd. Ja ka 10 Things My Cat Hates About You on seal nimekirjas. Ja nendeni ma peaksin jõudma kohe peale Bridge of Clay lõpetamist. Nii. Siis
sõbrannalt laenatud raamat Angus Thongs and Full Frontal Snogging. Võiks selle ka läbi lugeda ja inimesele tagasi anda, kuigi kuna ma seda teha saan reaalselt, on praegu natukene küsimärgi all. Aga vähemalt tore oleks sõbrannale näidata, et ma ikkagi lugesin temalt saadud raamatu läbi. Sest et muidu see saab ka mul mingi 3,5 aastat nagu mõne teise sõbranna raamat. Siis eelmisel aastal juba laenutatud raamatukogust, mis põhimõtteliselt tekitas lihtsalt huvi selle teema pärast The Immortal Life of Henrietta Lacks. See on ühest naisest, kelle vähirakud on põhimõtteliselt surematud ja nende põhjal siis on arendatud välja vaktsiine ja muid meditsiinilisi asju, aga ta ise suri ja tema perekond sai alles aastakümneid hiljem teada, et tema rakke niimoodi kasutatakse. Pole veel jõudnud lugeda, olen natukene alustanud, tundub väga huvitav ja kindlasti loen läbi. Loodan, et äkki saab mõne väljakutsepunkti alla ka panna selle. Siis eelmisest aastast mingist ajast on käes raamat, mille kohta ma tõesti mitte midagi ei tea peale selle, et selle autor on David Duchovny, Miss Subways. Oli väga pikka aega riiuli peal ja ma mõtlesin, et kas võtta või mitte võtta ja siis ta lõpuks suutis ennast mulle niimoodi sisse söövitada, et ma ikkagi võtsin ta lõpuks ja siiamaani nagu näha pole lugenud. Aga küll ma jõuan. Siis üks väheseid sarju, mida ma olen jätkanud, aga nüüd olen natukene seisma jäänud, kuigi nüüd võiks selle ära lugeda, sest peagi on ilmumas raamatu 6. osa. See on Saman Chainani The School for Good and Evil. See on siis 5. osa A Crystal of Time. Esimesed osad mulle väga meeldivad. See on põhimõtteliselt muinasjutu printsessite ja kurjamite lugu. Mingi aeg oli väga populaarne ümber kirjutada ja taas luua muinasjutte ja see on üks sari, mis jääb sellesse ajavahemikku. Siis eelmine aasta samuti raamatukokku jõudnud I Hope You Get This Message. See on selline maailmalõpu raamat minu teada. Iseenesest oleks praegu sobiv aeg seda lugeda. Ma ütlen küll, et praegu on maailmalõpp, aga temaatiliselt läheks. Nii, siis on 2 raamatut, mis on mul sarjas ka pooleli, on Kepler 62, see on lastele suunatud ulmesari. Olen siis lugenud esimest ja teist osa ja nüüd loodan, et millalgi jõuan ka 3. ja 4. osa juurde, seepärast nad mul käes ongi. Iseenesest see peaks olema kiire lugemine, nii et loodame. Ja viimane selline eelnevalt juba käes olnud raamat on Silmust süstal ja Giljotiin. Seda luges mu sõbranna ja ma mõtlesin, et see võiks olla väga mulle sobiv asi. Aga nagu näha, pole väga jõudnud lugemiseni. See oli siis eelnevalt mul käes olnud raamatud, mida ma ei ole lugenud, aga mis nüüd liikusid sujuvalt kriisiolukorra lugemisse. Ja nüüd siis kriisiolukorra raamatud. Nagu ütlen kiiresti väiksed põhjendused. Nad ei ole kuigi, ma ei tea, arvestatavad, sest et enamasti on see, et ma tundsin, et võiks nagu võib olla. Mingit sellist sügavat tutvustust ma nende kohta ei oska teha, sest et mõne kohta ma tean, mõne kohta ma ei tea, nii et ma ei hakka tegema üldse. Lihtsalt ütlen, mis raamat, kes on autor ja miks ma selle valisin. Esimene on siis Kristin Hannah The Nightingale. Eesti keeles on Varraku ajaviite romaani sarjasse ilusti ilmunud, ööbik. See on 2 õest Prantsusmaal teise maailmasõja ajal. See on põhimõtteliselt kõik, mis ma tean. Lugesin eelmine aasta selle autori The Great Alone läbi, mis mulle väga meeldis, nii et loodan, et ka see läheb ilusti siis lugemisse. Siis Patrick Nessi The Rest of Us Just Live Here. See on siis autor, kes kirjutas Kui koletis kutsub ja too raamat mulle väga meeldis. See tundus lihtsalt natukene minulik, noortekas. Mõtlesin, et võiks olla ka mõni noortekas mul nimekirjas olemas. Siis Shannon Messengeri Keeper of the Lost Cities, see on nüüd lastele sellistele keskastmele suunatud seiklusraamat.
Nägin seda esmakordselt Booktuberi Perius Project videos, tema on nendest väga vaimustuses, mina pole veel jõudnud lugeda, aga see on juba piisavalt kaua mu käes olnud, nii et võiks ikkagi läbi lugeda. Ma eeldan, et see sari võib mulle meeldida. Siis järgmisena on William Boyd'i Any Human Heart, see on ka eesti keeles olemas. Ma ei oska peast öelda, mis selle eestikeelne pealkiri on, tekitan kuhugi siia selle kaanepildi või teksti. Et lihtsalt tundus, et võib mind huvitada ja ma olen seda väga kaua silmitsenud ja mõelnud, et võiks võtta. Siis on üks ulmesari, mis meil on 2 raamatut, see on siis We Are Legion, We Are Bob ja selle järg For We Are Many. Ma tõesti ei oska nende kohta mitte midagi öelda, lihtsalt ma olen neid riiulil vaadanud ja mõelnud, et võiks proovida lugeda. Siis on Michelle McNamara I'll Be Gone in the Dark. See on siis sarimõrvari otsingutest. Sarimõrvar on siis, ma kohe ütlen, ma tean isegi selle nime, Golden State Killer. Ja ma selle kohta natukene lugesin, natukene vaatasin YouTube'is videosid ja siis mainiti ka seda raamatut. Seda on päris palju kiidetud ja ta on nüüd olnud mõnda aega meil kohal riiulis ja siis ma lihtsalt võtsin ta, kuna nüüd on aeg vist teda lugeda. Siis see on juba varasemalt võetud, aga kuna ta oli mul tööl laua peal, siis ma mõtlesin, et võiks seda koju võtta ja proovida lugeda. See on selline kogumik Dear Heartbreak. See on siis noortekate autorid vastavad lugejate küsimustele armastuse ja sellise armastuse tumedama poole kohta. Ma olen esimest kirja ma siit lugesin, sest sellele vastab Becky Albertalli, kes on minu vist praeguse aja üks suuri noortekirjanikest lemmikuid ja ma tahtsin teada, mis ta siis ütleb. No, eks need kirjad ole natukene sellised teismeliste probleemidega üle puistatud, aga ma ei tea. Vaatame. Siis puhtalt praegusest olukorrast ajandatuna võtsin 2 raamatut. Üks on siis Stephen Kingi ja Owen Kingi Sleeping Beauties. See on ka selline haigusest tingitud maailmalõpu asi. See oli paaris nimekirjas, kus räägiti sellistest, praktiliselt nagu minul kriisiolukorra lugemisnimekiri. Ja siis teine, mis ma võtsin, on The Fireman. Joe Hill on autor, see on siis Stephen Kingi teine poeg. Ja see on ka sama teemaline mingi haigus, mis põhimõtteliselt põletab inimesed seest poolt. Et nad lähevadki nagu põlema. Ma ei ole väga palju, ma ei tea selle kohta väga palju, sest ma alles alustasin ja lugesin mingi võib-olla 2 lehekülge algusest proloogi. Seisab. Siis jäänud on veel 4 raamatut, ütlen kohe. Stuart McBride'i Dying Light. See on siis Logan McRae krimisarja teine osa. Esimest osa ma lugesin ja üllatuslikult mulle see täitsa meeldis, kuigi oli väga julm ja verine, aga miski. Võib-olla on asi selles, et ma olen lihtsalt selline klassikaliste detektiivilugude suur austaja. Siis Mick Herroni Slow Horses, see on mingi spioonikas. Eesti keeles on ta ka olemas, jälle taaskord tekitan teksti kuhugi. Ja keegi kolleegidest soovitas seda ja ma mõtlesin, et võiks nüüd katsetada. Üldiselt ma spioonikaid väga ei loe. Üks spioonikas on mul vist kõige pikemalt pooleli olevate raamatute nimekirjas. Aga vaatame, kuidas sellega läheb. Siis Robin Robertsoni The Long Take, selle võtsin puhtalt selle pärast, et lugemise väljakutses on üks teema, kus peab lugema kas musta, valge või halli kaanega raamatut, kus mitte mingit muud värvi ei ole. Ja see on igaks juhuks varutud, kui ma peaksin loosiga järgmise kuu teemaks tõmbama selle, siis mul on raamat käepärast.
Ja siis viimane raamat on Nicholas Obregoni Blue Light Yokohama. Selle ma võtsin puhtalt sellepärast, et see on mind juba pikalt jõllitanud. Ma ei tea, ma ei mäleta mitu korda see on väljas käinud, aga ta on juba pikemat aega meil olnud koha peal ja siis ma mõtlesin, et ei saa lasta ühel raamatul nii kaua lihtsalt riiulil seista, et võiks ta ikkagi koju ära võtta. Muidugi nüüd on küsimus, kas ta seisab minu juures sama kaua, kui ta seisis seal, aga ma loodan ikkagi selle juurde jõuda. See on siis minu kriisiolukorra lugemisnimekiri ja ma väga vabandan, eesti keeles on vähe raamatuid. Loodan siis koduriiulit puistata, mul on koduriiulis ka piisavalt lugemata eestikeelseid raamatuid. Kas ma jõuan neid kõik läbi lugeda? Ma loodan, et olukord ei kesta sellisena nii kaua, et ma suudaksin need kõik läbi lugeda, aga vähemalt osa neist kindlasti. Sellega ma siis täna lõpetaksin. Arvan, et järgmine video tuleb üles millalgi selle nädala lõpus. Aitäh, et te minuga olite. Tore on alati teile oma lugemismuljeid jagada ja ilusat päeva ja head nädalat teile.